kurat, täpselt nii nagu nõukogude ajal. Meenutab nõukogudeaegset partei koosolekut natukene. Mõistame hukka, kutsume üles vabadus Angela Davisele, vabadus Nelson Mandelale. No kuhu veel? Keda veel mõistame hukka? Keda veel kutsume vabastama? Ma ei saa üldse aru, milleks me oleme siin rohkem kui 2 tundi raisanud. Mida me kuulsime siin? Missugune on väljapääs? EKRE on süüdi. Varro Vooglaid on süüdi, et meil ei ole kõik inimesed veel oma süsti kätte saanud. Terve mõistuse juures olete või? Ei, EKRE ei ole süüdi. Ja kodanik Randpere, mina ei häbene, et ma olin laupäeval seal Vabaduse väljakul. Ma olen uhke selle üle ja mul on kahju, et sind ei olnud, sest me ei olnud mitte vaktsiini vastased seal, vaid me olime vabaduste pooldajad seal. Vabaduse väljakul, Vabaduse risti all, inimeste vabaduse eest, et neid ei survestataks vaktsiinist keeldumise eest, kuna neil on mure oma tervise pärast, lahkuma töölt, et neid ei lastaks lahti, et neid ei mõnitataks, et neid ei koheldaks teise järgu inimestena. Seda me kuulsime 2 tundi siin, kuidas me oleme teise järgu inimesed, kes me julgeme kahelda püha kolmainu tõdedes. Aga me julgeme kahelda ja me ei häbene seda tunnistada. Kas te teate, kui palju on ühendust võtnud inimesed, kes ütlevad, et nad ei saa oma perearstilt tõendit, mis vabastaks või annaks neile võimaluse osaleda üritustel, sest kellel on südamerütmihäired, kellel on allergia, kellel on veel mingi 3. probleem. Aga arst ei anna, ütleb, et ma ei julge sulle seda anda. Meile on antud korraldus. Kes selle korralduse andis, ei tea. Süvariik, Karilaid, sina andsid korralduse või? Kutsub üles meid kõiki siin. Meie peame soovitama inimestel süsti saada. Vaata ei soovita, sest mina ei ole meedik. Mina ei saa võtta vastutust selle eest, et inimesel on südamerütmihäired ja ta pärast süsti saamist sureb. Ei võta seda vastutust. Kaja Kallas võtab. Need surmad on tema hingel. Need surmad on nende hingel, kes ütlevad, pane õlg alla, ilma et oleks toimunud mingit meditsiinilist järelvaatust, ülevaatust, mis ütleb, tõepoolest, sinu tervislik seisund on selline, et parem ärme praegu süsti. Teeme ära mingid profülaktilised ravid ja siis süstime. Nüüd täna oli meil sotsiaalkomisjonis, kus ma olin asendusliige, arutelu sel samal teemal. Mida me kuulsime? Oi jumal, kui seda EKRE-t ees ei oleks. Kui seda EKRE-t ees ei oleks, küll siis oleks paradiis maa peal. No ei ole paradiis maa peal. Ma mäletan, kuidas seesama peaminister siin Riigikogu opositsionäärina kriiskas. Meil on parem plaan, te ei saa toime. Meil on parem plaan. No kus see teie parem plaan on? Pole. Juba 2. korda olete täpselt sama mudas kinni, nagu esimesel korral olite. Teil ei ole mingit plaani. Ja mis oli tänase sotsiaalkomisjoni istungi järel? Väga lihtne järel. Ei olegi plaani. On ainult üks plaan. Kõikidele süstal õlga. Mitte mingit muud plaani ei ole. Plaani pakkus välja Urmas Sule, Haiglate liidu, ma ei tea, esimees, president, kes iganes, kes ütles, et on selge, et pandeemia ei kao. Ja meil on vaja haiglate töö ümber korraldada nii, et inimesed saaksid plaanilist ravi. Sest plaanilise ravi saajad on põhimass inimestest, kes haiglaid ja arste vajavad. Plaanilise ravi saajad, kelledest nii mõnigi võib sattuda, kas ta saab seda ravi või ei saa, ka COVID-patsientide hulka. Võib. Keegi meist ei ole kuulikindel. Mitte keegi ei ole kuulikindel. Ka need, kes on vaktsineeritud, ei ole kuulikindlad. Kuulsin äsja just, et Riina Sikkut on saanud koroona. Mihkel Raud, palun lisaaega. Mihkel Raud, vaktsineeritu, on saanud koroona. Nii palju kui mina tean, mudelriik Rootsi. Rootsis COVID-patsientidest praegu 70+% on vaktsineeritud. Mis te sellega teete? Pange õlg alla, minge Rootsi. Pange õlg alla.
Äkki päästate Rootsis COVID-i pandeemia ja viite selle kuidagi lõpule. Vaat see ei ole nii lihtne. Meil on vaja haiglaravi, haiglateenused, arstiabisüsteem kui niisugune ümber korraldada. Ja ma juhin teie tähelepanu sellele, et eelmine valitsus ja ka käesolev valitsus on kokku mitusada miljonit, ma ei oska öelda, suurusjärk võib olla 300 miljonit, eraldanud pandeemiaga võitlemiseks. Aga mida ei ole, on tulemus. Tulemust ei ole. Tulemus on see, et meid hirmutatakse, inimesi mõjutatakse ennast süstida laskma sellega, et kohe-kohe hakkavad teie vanaemad ja vanaisad surema, sest teie raiped pole lasknud ennast süstida. Vaat see on see sõnum, mida me 2 tundi erinevas versioonis siin kuulsime. Kohe-kohe teie vanaisad, vanaemad surevad ära, sest te pole lasknud ennast süstida. Lapsed kõik karjas süstima. Muidu teie vanaemad, vanaisad surevad ära. See on absoluutselt ebamoraalne. Aga te ei saa sellest aru, sest eetikaprofessor ei ole teile hästi tunde andnud. Eetikaprofessor kutsub üles inimestelt võtma ära ravikindlustust ja igasuguseid muid toredaid asju. Kas te saate aru, et te teete ju totalitaarset riiki praegu siin? Ja siis te süüdistate neid, kes ütlevad, et me ei ole lambakari, kes laseb ennast märgistada. Aga me ei ole lambakari, kõik ei ole lambakari. Mõni ei lase ennast märgistada. Mõni ütleb, et ma lasen siis, kui mu perearst ütleb. Kui ma perearstiga olen teinud ära oma terviseuuringud ja perearst ütleb, jaa, minu poolest võid selle vaktsiini teha, sest minu arvates on sinu tervislik seisund selline, et isegi kui see tekitab sinus mingid palavikud ja järelreaktsioonid, sellest ei tohiks midagi hullu olla. Aga seda te ei tee ju. Kutsub üles siin seltsimees meid mingisugusele vaktsineerimistalgutele. Võta palk õlale, saak kätte, nagu mõni siin alles hiljaaegu tegi, ja mine talgutele, on rohkem kasu. Ei saa, see on ebamoraalne kutsuda inimesi üles ilma nende tervist kontrollimata lihtsalt süstimisele. Selleks, et teie saaksite linnukese kirja ja oma peremeestele raporteerida, Eesti banaanivabariik on suurepäraselt toime tulnud talle antud ülesannetega. Kurat, täpselt nii nagu nõukogude ajal. Te olete liiga noored, te ei mäleta seda kõike. Mina mäletan. See on nii nõukogudeaegne partei koosolek, mida te siin korraldate, et mul läheb süda pahaks. Aitäh! Nüüd on vaja ära kuulata vastusõnavõtud, keda on mainitud. Valdo Randpere. Eesti banaanivabariik on suurepäraselt toime tulnud talle antud ülesannetega. Kurat, täpselt nii nagu nõukogude